Tere! Täna ma mõtlesin, et ma räägin natukene ärevusest ja ärritumisest, elevusest ja motivatsioonist. Ja miks ma pean neid nii oluliseks ja miks need on keskne osa minu töös. Aga enne kui ma selle juurde lähen, natukene minust. Ma olen Epp Aadler, enesemeisterlikkuse mõtestaja, coach ja koolitaja. Ja ma töötan päris inimestega, kes elavad päris elu ja kelle elud on palju, kes tunnevad palju, kes kogevad palju, kes on kogenud palju, kes teevad palju, kes juhivad ja mõjutavad, kes on hästi ägedad, aga kes vahel ikkagi satuvad sellisesse enda sohusse, unustavad ennast ära, jäävad kinni oma hirmudesse, muredesse, ei saa aru, mis üldsegi toimub. Ja nii ma aitangi neil siis paremini toimida, paremini endaga suhtes olla ja saada üldse aru, mis siis enda sees ja enda ümber toimub. Ja küsimus, ja see on väga hea sissejuhatus, et kohe võiks siis öelda, et kas ma tean. Ei tea, aga ma tean variante ja ma oskan näha variante. Ma olen kogenud seda kõike, ma tean, mida tähendab see sisemine keerukus, mida see väline keerukus tähendab, mida tähendab hakata nagu hakkama saada siis oma ärrituse või ärevuse või ka tohutu elevusega, eks, et kuidas neid ohjata ja kuidas neid juhtida. Ja seda ma olengi teinud üle 20 aasta väga erinevas vanuses inimestega, väga erinevas olukorras olevate inimestega. Aga üldiselt on nad kõik ikkagi sellised liidritüübid, isegi kui nad seda ei tea, isegi kui nad seda ei arva, isegi kui nad on väga-väga tagasihoidlikud ja tavalised ja ebakindlad enda arvates, aga siis tavaliselt ikkagi see, et mis neid üldsegi nii-öelda ju kutsub endaga tegelema mingil kujul või ennast avastama, on ikkagi see asi, see tunne, et midagi on veel. Et kuidagimoodi, kuigi ma olen ära harjunud selle mingisuguse väikse olekuga, siis kuidagi see ei rahulda mind. Et ikkagi mingisugune väike rahulolematus. Ja nii ma siis aitangi neil avastada oma kogemust, avastada oma lugu, avastada, kuidas nad oma identiteedis, kus nad kinni on. Ja tegelikult väga suur osa on avastada, peegeldada tihtipeale. Ikkagi ma arvan, see on see, mis mul kõige suurem väärtus on, ma näen midagi ja ma oskan peegeldada. Ehk ma aitan inimestel näha nende energiat ja mis nad selle energiaga peale hakkavad. Ja see on üks suur sõna. Ehk see on selline sõna, mis võiks olla hästi spirituaalne ja esoteeriline ja suur ja võõras ja maagiline, mis ta kõikega on minu arvates, aga eelkõige on ta praktiline. Ehk tihtipeale, kui me jääme kuhugi kinni või kui ma näen, et kellelgi on organisatsioonides on paha olla, tihtipeale ma kasutan seda sõna, et kui inimesed ju hakkavad mingit lahendust leidma, siis ikkagi neil on mingil kujul paha olla kusagil, eks, et mingi jama ja ei saa aru, mis see jama täpselt on. Ja väga suur osa tihtipeale on ikkagi see energiaprobleem. Ja see on üks naljakas teema, sest tihtipeale, kui ma räägin nüüd lähengi nii-öelda sellesse ärevusse, elevusse ja motivatsiooni, kus ma seda probleemi näen, et kui me räägime suures plaanis, ehk miks on sellest vaja rääkida? Et tihtipeale mulle tundub, et paljud inimesed, kes, ma ei tea, coaching ust ja kogu sellest maailmast nagu seda kommenteerivad, siis sinna kiputakse nagu külge pookima seda egoistlikkuse ja individualistlikkuse mingit teemat. Et see just nagu on mingisugune mina ja selline mina-keskne maailm. Mul on natuke teine vaade sellega. Ehk ma arvan seda, et kogu see meie, et kogu see kogukondlik ja kogu koostoimimine, kõik organisatsioonid, institutsioonid, eks ole, kogu ühiskond, me koosneme siiski minadest. Meeldib see meile või mitte, ma võin olla pereliige, ma võin organisatsiooni liige olla, aga ma olen siin mina, eks ole. Et neid rolle, kõik neid kohustusi, vastutusi, kõike kannan siiski mina ja see toimub läbi minu. Ja kui minu sees on nii-öelda mingid asjad kuidagimoodi sassis või mingi rahulolematus või mingisugune ebakindlus, siis see on filter, mille kaudu ma neid rolle kannan. Ja seetõttu ma arvan, nii-öelda see minu vaade, eks ole, sellisel coaching ulisel mentorlusele lähenemisele on tegelikult aidata inimestel nii-öelda olla rahulikumalt ise. Ja selle tulemusena anda ka rahulikumalt luba olla teistel nemad. Ja see on ka nüüd, eks ju, kui sa minu maailmas oled olnud, kui sa mind oled kuulanud, siis ma mängin tähendustega. Ehk kõik need sõnad ole ise.
noh, need kõik või lase teisel olla ise, eks. Need hirmus ohtlikud sõnad on, sest mis see mina on, eks ole, et kui ma olengi harjunud olema ärritunud või olengi selline närvi minev, nähv on siin, noh, kas see olengi siis mina, mis tähendab, ma tahan, et sa lubaksid, et sa talud mu ära, et ma võingi kogu aeg nähvata, sest ma väidetavalt olengi, eks ole, selline. Või siis olen, ma ei tea, võib-olla oled sa hoopis harjunud olema tohutult tubli, tohutult perfektne, ühtegi viga ei tee, kunagi hiljaks ei jää, ühtegi sellist traageldust ei ole, kõik on hästi kaunis, ümmargune ja täiuslik. Ja sa kohutavalt kardad vigu teha, sest siis sa tunned, et oled mitte keegi. Nii. Ja nüüd sa ütled, ma olengi selline. Sest mina pean laskma sul selline olla, et ma näen, et sa tunned, tõmbad ennast ribadeks, põled läbi, nähvad omakorda, kui ma, eks ole, võib-olla seal mõni kolleeg ei ole nii perfektne, siis sa oled rahulolematu, sest sina ei taha väidetavalt kehvasti teha. No vot, ja nüüd on jälle küsimus, et kas see oled sina. No vot, ja see, kes mind paelub, on siis inimene, kes on palju. Ja see on, ma arvan, ja kuidas siis kaevata välja nendest igasuguste uskumuste ja reeglite ja kõik need hääled, mida meile öeldud, et sa oled liiga palju või sa oled liiga vähe või sa oled liiga see või liiga teine. Ehk kuidas nii-öelda välja kaevata ennast sealt. Ja kuidas kogu seda kultuurkihti kasutada rikkusena ikkagi. Eks minu jaoks on hästi tähtis, et ükski asi, et me ei jääks ohvriks, et ma näen hästi palju endaga tegelemist, mis on sellist eneseanalüüsimist, mis analüüsimine siis lõpuks jõuab, nii-öelda selle analüüs jõuab selleni, et ma ei tea, ema tegi seda või isa tegi seda või lapsepõlvest kästi teha seda või sellepärast ma selline olen, et õpetaja oli või juht oli või ilm on või eestlased on või mis iganes, eks ole, ma ei tea, majandus on või sõda on või et ma nii-öelda analüüsin ennast nii-öelda endast sõltumatutesse põhjendustesse, mis tähendab nagu peidetud moel. Ma lahendan nagu selle raskuse ära, sest ma leian süüdlase. Ja nii on, eks ole, tegigi halvasti. Ma trauma ja ma kahandan neid sõnu kuidagimoodi. Lihtsalt on oht see, et ma nagu loobun nagu osa olemas sellest loost, et jah, juhtus, aga nüüd ma olen siin täiskasvanud naisterahvas või meesterahvas ja need on need mu kaardid, kuidas ma nüüd mängin, eks ole. Ja see on see elumäng, millest mina räägin ja see on see, mis mind paelub, et kuidas hoida inimene nii-öelda mängus pikalt, jätkusuutlikult. Loomulikult ta väsib vahepeal, aga siis sa puhkad, eks, aga läbipõlemine või selline kurnatus on see, kus sa puhkamisest ei taastu, sest sa oled nagu üle tõmmatud. Ja seda on vaja tunda taaskord ja mina olen kindlalt seda meelt, et ma arvan, et läbi on vaja põleda ja ära on vaja kurnata, sest muud moodi sa ei saa teada, kus sul need nii-öelda piirid on ja sa ei tea, kuidas sinu kohal tunneb üleüldse. Ja need on ka nagu kasvamised uude mõnes mõttes. Nii et seetõttu ma nagu ühtegi asja, ma arvan, kõik, mis me elus teeme, kõik, mis meie sees toimub, kõik, mis juhtub, siis ma arvan, et ei ole vead, vaid need on kõik kuidagimoodi nii-öelda ta varandus, ta on materjal, mida saab kasutada. Aga sina annad tähenduse sellele, eks ole, et seesama asi, et kas nii-öelda see paha asi, mis sul seal siis juhtus ja mida siis tehti sinuga, mis me kõigiga on tehtud, eks ole, aga me kuidagimoodi, mina olen võtnud selle, et samamoodi võib olla, ma ei tea, et õpetaja oli selline, aga teised klassikaaslased ei mäleta küll üldse, et sellist asja juhtus, aga see minu tundlikkus on kuidagimoodi võtnud selle nii-öelda enda sisse. Ja mina arvan, et selles on suur nagu kasu selles mõttes, et loomulikult on ta takistav, aga kui sa sellega tegeled ja kuidagi avastad, et mul on tendents teha sellist asja, et ma saan aru, et on mingid olukorrad, kus nagu see lugu käivitub. Siis sul on võimalik nagu mõnes mõttes pidurit panna, eks, et mina nimetan seda käikude vahetamiseks, et ma vahetan käigu ära, sest ma saan aru, et nüüd läks peale see mingisugune nõrk käik, aga mul on veel käike. Ja see on hästi tähtis, et mul on veel valikuid, et ma ei ole kunagi nagu lõksus selles ühes valikus. Selleks on vaja seda märgata, selleks on vaja tunda, aga ohvrina ei märka seda, sest ohvrina mul on õigus, eks ole. Ohvri teine külg on süüdlane või süüdistaja, mis tähendab, et keegi on süüdi ja mina ei saa midagi teha. Et seetõttu see ohvri olek on selline nõrk olek. Ja selleks, et seda kõike teha, on ikkagi mängu tuleb see energia, ehk millise nagu olekuga ma seal ruumis olen.
mis olekuga ma vastan inimestele, mis olekuga ma, tegelikult lõpuks on ka see, et sa võid ju ärrituda, loomulikult me närvi kogu aeg, küll inimesed teevad imelikke asju, eks ole. maailm ei käitu nii, nagu me tahame, ehk seetõttu me nii-öelda kogu aeg ju reageerime, et see on selles mõttes, et kui me räägime ärevusest, siis ärevus on täiesti normaalne meie psüühika kaitsemehhanism. kui seda ei oleks, siis on väga halvasti, eks ole, ta kogu aeg kaitseb meid, kogu aeg nii-öelda annab näpu püsti, tõstab käe üles, et oi-oi-oi, vaata, potentsiaalne oht. probleem on nüüd see, kui sa kogu aeg usud seda, eks sa nii-öelda, ja see on nüüd tähtis, et meie aju ei tee vahet päris asjal ja fantaasial, et kui ma kogu aeg kujutan ette, et hirmsaid asju juhtub, no küll sa siis leiad neid hirmsaid asju, eks siis ongi see, et kui ma arvan, et ilm on kogu aeg paha, siis ma ei näe, et on ilus ilm, aga ma näen seda ühte pilve. ja ei ole sinine taevas, natukene on pilving, eks ole ka. nii et ja seetõttu nii-öelda see minu nagu olek või hoiak või see energia määrab hästi palju, mis minuga juhtub ja ma arvan, see määrab ära selle, kuidas ma tegelikult seda ärevust kasutan, kuidas ma siis loen seda, mis mu ümberringi toimub ja mis ma siis teen sellega, eks ole, ja kuhu ma seda suunan. et kas ma üritan seda maailma ohjata, siis eks ole, pilvedest lahti saada või samamoodi, et leian need süüdlased kõik üles ja siis nüüd ootan, et need süüdlased kaoksid ära. mis me kõik teame, on natukene naiivne ootus, et see pilvel on jumala suva ja isa ja ema ja õpetajad tegid, mis nad tegid, nad isegi ei tea, et nad tegid seda sulle. Nüüd tuleb edasi elada, et nii-öelda mäng käib, eks ole, ja see mäng on sinu mäng. Nendel on oma mäng ja sinul on oma mäng. ja ma arvan, et see on ka see nii-öelda see mõnes mõttes, see on see, kus on see andestamistöö, märkamise töö, andestamise töö, eraldumise töö ja vastutuse võtmine töö. et see vastutus on selles mõttes selline paha sõna ka, et meil kuidagimoodi see vastutus on selline nagu raske tööga seotud, aga pigem on ta see vastutus, et ma olen, eks ole, see on ma olen, see on minu elu, mul on sellised variandid, sellised kaardid, mängime, eks ole. ja seda saab alati targalt mängida, et igat moodi saab mängida, et kõik teame, et mängijad on erinevad ja erineva energiaga, nagu me teame, eks. et nende ärritunud mängijatega jube tüütu mängida, elevil mängijatega palju huvitavam mängida, siis motivatsioon on ka see tore sõna. ehk see minu meelest on see sisemine tuli. ehk kui on see mängija, kes kogu aeg ei viitsi, nii tüütu on. no siis on väga kiiresti läheb sul ka motivatsioon maheks. ja see on nüüd see koht, kus, et ühelt poolt, et miks ma sellest nagu räägin, et tihtipeale sellises koolitamises ja infos on väga raske nendest asjadest rääkida nagu mitmed pidi. ehk üks on just nagu see enesejuhtimine, mis siis tihtipeale tekib tunde, et kes keegi teine ei juhigi, eks ole, või siis samamoodi, et kas see motivatsioon siis tuleb väljast või seest. siis ma arvan, et on alati mõlemad, eks ole, et meil on alati vaja teisi, aga selleks, et ma saaksin teistega suhtes olla, pean mina ka olema. ja samamoodi ongi see tunne, et kui sa tunned, et nii-öelda teised tõmbavad mind maha, siis tegelikult mina tõmban samamoodi teisi maha, aga samamoodi teised tõstavad mind ja mina tõstan tegelikult teisi. ehk see jõud, mis meil tegelikult nii-öelda selle enda nagu elus osalemise viisi üle on, ma arvan, väga palju suurem, kui me arvame. et on hästi, on nii palju rohkem asju, mida me ei saa kontrollida, aga tegelikult me saame nagu seda olemise viisi tegelikult me saame ohjata ja selle jaoks on vaja tunda tegelikult, on vaja märgata, et kuidas sa tõmbad ennast ise maha, kuidas ma ise kisun kogu aeg üles nii-öelda oma neid ärritumismustreid või oma ärevusmustreid, eks ju. et kas ma märkan seda, et nii kui on teatud tüüpi tegevus, ma juba lähen nii-öelda kurjaks või ma lähen nagu ma lähen selliseks ärrituvaks, mis tegelikult on teised on õppinud mulle juba neid ülesandeid mitte andma, sellepärast nad ei taha tegeleda selle vastiku tegelasega, kes nii-öelda järsku kuidagi niimoodi aktiveerub ja ellu läheb. aga ma saan teada, et ahah, seda tüüpi asi kuidagimoodi käivitab mind. ja sa tead seda väga hästi ka, et iga kord, kui sa ütled jah, et ma ei tee seda, siis sa kasvatad seda ärevust tegelikult. et ma ei tea, see klassikaline näide esinemise kartmine. Esinemiskartmine on üks õudselt suur elu takistav asi. see tähendab, et sa lihtsalt kardad tegelikult nagu oma mõtteid jagada tihtipeale ja see ei tähenda ilmtingimata suurele lavale minemist. Esinemiskartjad tihtipeale ei julge nagu ka väikestes kohtades nagu
nii-öelda ennast esindada lõppkokkuvõttes. Ja iga kord, kui sa loobud ja iga kord, kui sa tutvustad, aga ma kardangi, ma olen ka alangi kartnud, et ma ei ole seda tüüpi inimene, siis sellega sa annad nagu hapnikku kogu aeg sellele juurde. Ja tegelikult nii-öelda see elev osa, et ma siin ei ole täna praegust, ei ole jõudnud veel rääkida, üldse ma räägin nagu motivatsioonist natukene, et see motivatsioon on minu jaoks nagu see kütus, eks ole, et millega ma selles tegemises üldsegi olen. Motivatsioon on see mootor. Ja sinul on teistsugune motivatsioon kui mul ja seetõttu on seda jälle vaja tunda, ehk kuidas ma viin ennast nagu tegemisse ja kuidas ma nagu ohjan seda oma ärevust, mis takistab mu tegemist. See ärritumine tegelikult ju üritab kontrollida seda midagi, seda pilve või seda nõmedat kolleegi või juhti või mida iganes. Kõik on eesmärgi kontrollida ja taastada minule turvaline olukord. Nii. Aga nad igal juhul viivad sind sinu elevustegevusest ära, su inspiratsioonist ära. Ja siis motivatsioon ei ole mingisugune selline muusa ootamine, vaid motivatsioon on see, mille abil ma tegelikult olen tegemises. Isegi kui ma olen väsinud, isegi kui ma kardan, ehk nii-öelda see on see mingi tähendus nagu vundament, see on see mingi tuli, tänu millele ma saan, eks ole, teha. Ja seda saab tunda, nagu neid ärevusi saab tunda. Nii. Ja nüüd, mis juhtub sellest motivatsioonist ja ärevusest rääkides tihtipeale, on see, millest ma ju tegelikult tahan rääkida. See tegelikult huvitab. Ega mind ei huvita ainult see mingi ebakindlus ja mure ja hirm. Need on üks suur, need on nagu sellised sogajad, need on see prügi seal ees, mis takistavad ligipääsu siis sellele inspireerivale, loovale, ägedale nagu tegemisele, olemisele, mõtlemisele. Seesama, et sul on mingi uudsed huvitavad mõtted, aga kuna sa oma peas oled tituleerinud ennast, aga ma ei ole esineja tüüp, mul ei ole väga huvitavad mõtted, ma olen täiesti tavaline inimene, siis ei ole mitte mingit võimalust, et ma kunagi eales kuuleksin su huvitavaid mõtteid, siis sa lihtsalt ei saa neid anda, sest sa oled andnud endale korralduse, et sa oled tavaline, mitte väärtuslik. Ja see ei tähenda eriline olemas, see ei tähenda, ja see samuti ei tähenda, et sa oled minust parem või minust erilisem või minust väärtuslikum, vaid sina kui selline, see mina, see ego on lihtsalt väärtuslik. Ja seetõttu ma võin rääkida. Nagu mina siin praegu võtan riski ja jagan neid mõtteid. Sellisel kujul, nagu ma seda teen. Nagu ma olen. Nii on. Vaatame, mis juhtub. Ja seetõttu nii-öelda see kolmas element, see vaes laps, kellest me ei räägi tihtipeale, on siis inspiratsioon ja elevus. Ja see on see, mille pealt me ju tegelikult toimime ja see on see, mille pealt me loome ja teeme. Aga nendest nõrkadest asjadest on tihtipeale lihtsam rääkida. Ma ei tea, kas on lihtsam, aga need on nii-öelda nendest jalgu jäävad. Aga tegelikult see, mida sa ju tahad teha, see on see tahe, eks ole, see on see mingi ägedus, see on toredus. Ja tihtipeale siis, kui sellest rääkides kardetakse, ma pean siis kogu aeg olema motiveeritud, kogu aeg inspireeritud. Ei, ma arvan, et see on ka selline nagu selline pidev voolav, et see ei ole mitte selline mäetipp, vaid minu meelest ta võiks olla selline nagu jõgi. Et see ongi seesama asi, et ma nagu juhin seda mingisugust nagu, ikkagi minu jaoks, mina nimetan seda nagu mingis põnevuseks, et mul läheb korda. Eks, et kui mul üldse korda läheb, kõik ärritab, mitte korda ka ei lähe, no siis on loomulik, et sul on motivatsioon maas, sul on ärevus kõrge, elevust ei ole üldsegi ja sa lekid lihtsalt tühjaks. Ja see tegelikult nii-öelda sul on, kõik on mõttetu lõpuks. See on see, kui see läbipõlemine tegelikult tuleb, et ma nagu rassin, aga sellel ei ole mõtet. Aga kui ma teen sellest elevusest ja ma ei räägi sellest nagu üleelevusest, ma räägin sellisest nagu targast, ennast hoidvast, jätkusuutlikust inspiratsioonis hoidmisest, ehk mul läheb korda, mis ma teen, siis see on asi, mis tasakaalustab nagu ärevuse tihtipeale ära. Sest see elevus nagu on selline rahustab seda ärevust, et jah, ma kardan, aga ma teen ikkagi. Ja sellega me saame teha või samamoodi ongi jah, selles mõttes, et ja siis ma oskan osaleda ka keerulistes vestlustes. Ma võin ka öelda seda, et nagu antud hetkel üks piiri, võtame rahulikumalt. Aga kui ma olen ainult selles ärritumises, siis ma tahan põgeneda, siis ma ei ütle mitte midagi, eks ju. Ma olengi kuri ja lähen siis kodus, ma ei tea, räägin taga teisi inimesi. Aga selles elevuses ja inspiratsioonis olemine nagu võimaldab pidevalt meelde tuletada, miks ma teen.
sest tegelikult noh, ja see on jälle, kõik me teame, eks ju, et ükskõik, mida sa teed, kõik ei ole roosiline, et eesmärk ei ole see, et kõik oleks nagu õudselt tore ja motiveeriv. reaalsus on see, et kui sa teed ägedaid asju, siis selle sees sa teed tüütuid asju. lihtsalt oluline on see, et kui sa teed sellisest nagu elevus lähtekohast, nagu ohjates oma ärevusi, märgates oma ärevusi, hooldades oma motivatsiooni, siis sa püsid selles nagu nii-öelda sellises voolamises, eks ju, siis on asjad lihtsamalt ka, palju kergemad on, toredamad on. ja siis on võimalik palju rohkem teha. ja see on jälle see, et ja ma ei räägi siin täpselt, et ma ei räägi mingisugusest nagu suurest eesmärgist, ma ei tea, mingi kiiresti kuhugi jõudmisest, vaid pigem see on ikkagi selline sügav suurte asjade tegemine. et ja see on see, kus on nii-öelda elul on mahl, eks ole, ja elul on väärtus ja elul on mõte, mis ma olen teinud ja see elu on kuidagi huvitav, kuhu ma ka lähen, siis ma kavatsen ka edaspidi teha selliseid huvitavaid asju. aga selle sees võib olla, seal sees on väsimis, närvimine, seal kõik tunded olemas. aga nagu see elevusruum annab ruumi neile. ja seetõttu ma näen nii-öelda oma kogemusest, et ma arvan, et väga suur osa, mis ma oma elust nagu oma töös teen tegelikult, on seesama oma energia, ärevuse ja elevuse nagu tutvustamine inimestele. sest see, mis ma näen, siis inimesed ajavad sassi tihtipeale. ehk see, mida, ja kuna hästi palju ärevusest räägitakse ja seda häiretest, siis inimesed nagu oskavad ainult seda keelt rääkida. aga see, mis tihtipeale ma näen, on sellised ambitsioonikad, ägedad inimesed, kes lihtsalt on selles elu hõõrdas, eks ole, et seal ongi nagu seda mõju on nii palju. siis see nende ärevus, millest nad räägivad, on elevus. Nendel lihtsalt pole keegi aidanud näha, et nad nagu nii-öelda nad värisevad sellest erutusest, mille sees on see hirm, seal on risk või uudsus või ma ei tea, see on see loomine, eks ole, kus sees on see innovatsioon, kus on see risk teistmoodi teha, midagi lõhkuda, midagi muuta. aga kuna mul on ainult sõna selle ebamugav ja see on, ma võin öelda, selles nagu ägedas loomis elevus olemine on jube ebamugav. aga sellegi kõik inimesed, kes seda nii-öelda õpivad kandma, ma arvan, et ei ole ägedamat tunnet, eks ole. aga kui ma arvan seda, see igasugune nagu ebamugavus on paha asi ja ongi ärevus ja sellest on vaja lahti saada. ma pean nagu neutraalis kogu aeg, ma pean tuim kogu aeg olema, eks, et päris kurb ka olla ei taha, päris masendunud ka olla ei taha, aga rõõmustada nagu ka ei tohi. siis seetõttu nii-öelda see sõnavara, see spekter, et nagu saada aru, mis asi see ärevus, et teha vahet, et kus siis nüüd nii-öelda see minu ärevus on hoopiski nii-öelda selline kõditav elevus, eks ole. ja mida rohkem ma õpin seda tundma, siis see on nagu automaatselt tegelikult ohjab ärevust minu kogemuse järgi. et seetõttu tihtipeale liiga palju ärevust, kui ma olen töötanud siin paljude suhtlemise ärevuses inimestega, siis see põhjus, miks nad on ärevud, on see, et nendel ei ole piisavalt elevust ja neil ei ole piisavalt eduelamust ja neil ei ole olnud piisavalt sellist hoidvat või hooldavat või hoolivat peeglit, kes aitaks neil näha oma väärtust, aitaks näha, mis neil juba olemas on, mis neil on tugevustena juba olemas, eks. sest tihtipeale ärevuses inimesed, need tavalised inimesed, siis neil nagu ei ole midagi. Nendel ei ole, et nad on ainult ärevuses, aga nendel ei ole varandust, nendel ei ole mitte millestki võtta, nendel ei ole mitte millestki kinni haarata, nendel ei ole just nagu, eks ole, seda nii-öelda seda väärtkraami, mille abil ennast aidata. ja seetõttu see lahendus ongi oma elevuse parem tundmine, oma motivatsiooni parem tundmine, sest hea nagu selle õige motivatsiooni tundmise sees on automaatselt elevus. sest tegelikult see elevus ongi motivatsiooni nii-öelda hagu, et see on see, see on see, millega seda tuld toidab tegelikult, eks, et nemad käivad paratamatult käsikäes ja siis ärevus on paratamatult nii-öelda see toit, mis kustutab motivatsiooni. nii et seetõttu need kolm tantsivad alati koos. ja nad lihtsalt on, neid ei ole vaja lahendada, neid on vaja tunda, neid on vaja ohjata, neil on vaja nii-öelda anda hapnikku või mitte anda hapnikku, eks ole. ja see tegelikult on kohati, võiks öelda, see on nagu väga tehniline töö ja see on nipsust käia, et me kõik teame, et me võime minna nii-öelda ühest olekust teise hästi kiiresti. ja see on tegemine, eks ole, ja see on, ma arvan, et see on selline ennast armastav tegemine, ennast armastav tundmine, märkamine,
eristamine, et kas mu ärevus on praegu hirm või mu ärevus on praegust elevuseks. ja siis see juba annab hoopis teistsuguse nii-öelda siis selle vastuse, et mida ma siis teen, mis mu see valik on, kas ma jätan järgi või ma nii-öelda rõhun edasi tegelikult, sest tegelikult see lahendus on hoopis nagu täiega edasi minna ja riskida, eks ole. mitte nii-öelda, et saades aru, et on ohud loomulikult, aga nii-öelda, et see vahet tegemine, see eristamine on see trikk tihtipeale. ja vaat seda ma aitangi nii-öelda juhendan, et sa saaksid seda teada. ja kui see sind huvitab, siis minuga saab loomulikult töötada individuaalis, vaata mu kodulehte eppaadler.com. aga augusti lõpus teen ma sellise erilise täiskasvanute suvelaagri ärevusest elevusse. see on selline täitsa minu formaat, coaching formaat. me kohtume 4 päeval, 23. kuni 26. august, igal pärastlõunal 2 tundi Zoomis ja ma juhendan sind läbi. see ei ole selline koolitus, ehk ma ei pea loengut, et siis mine ja tee ise. ei, sest mu kogemuse järgi ma võin sulle loengu ma saadan sulle meili peale, seda sa võid kuulata. aga kus tihtipeale inimesed jänni jäävad, on just nende nagu harjutuste tegelik tegemine ja selleks on vaja tuge. ja selleks on vaja natukene selliseid nippe, näiteid, sest muidu sa jääd hästi väiksele tasemele, et sa jõuad ainult paari ideeni, aga mul on vaja viia sind 20 ideeni ja siis toimub plahvatus, eks ole. ja seal suvelaagris on teised ka ja siis sa näed seda, et sa polegi ainus või sa saad tohutult teistelt ideid, sa saad minult tohutult ideed, sest ma olen juhendaja, aga ma olen ka kolleeg sellel teel. see on ju pidev protsess, see on nagu pidev elamine, see on pidev teema nagu nende teemadega. nii, et kui sulle tundub, et sa võiksid tunda nii-öelda sellist enda energia ja olemise juhtimist ja enda toimimist paremini, ja sa tahaksid seda teha nii-öelda lekkida vähem. Ehk see on see, miks ma seda teen, on see, et ma ikkagi näen, et nagu meil siin Eestis inimesed nagu raiskavad ennast liiga palju, et täiesti nagu väga ägedad, väga toimivad inimesed ja väga targad inimesed, väga enesearengust kõrgel jõudnud inimesed lihtsalt lekivad tühjaks. ja ma näen, et seal on nagu need väiksed elemendid, mida nad ei tea või nad ei oska märgata, oma neid mingeid seoseid, mustreid. ja siis sealt edasi, et kuidas siis valida see järgmine asi, et kuidas käib tegelikult see nii-öelda see käiguvahetus, ehk see on autojuhtimine, sisemise autojuhtimine. siis see on see, mida mulle meeldib aidata ja tihtipeale väga tulemuslikult. ehk siis inimesed avastavad, nad väsivad vähem, neil on elevust palju rohkem, nad lähevad palju vähem närvi, nad loevad olukordi palju avaramalt ja palju targemalt. ja elu läheb järsku ägedaks ja tuleb välja, et see üks pilv on hästi tore hoopiski, et kui enne ajas närvi, siis see pilv järsku lihtsalt on. ja see on nüüd see, et minnes algusest tagasi, ehk siis mõnes mõttes mu soov on nagu tugevdada su ego, et sa oleksid veel egoistlikum selle eesmärgiga, et sa ei peaks egoistlik olema. ehk sa saad nagu nii-öelda anda ruumi teistele ka. ma ei pea kaitses kogu aeg olema, kaitses inimesed on egoistlikud, nad peavad kogu aeg nii-öelda endaga tegelema. aga kui ma olen okei ja ma saan aru, et ma suudan ohjata oma nii-öelda selle ärevuse maas hoida, et kui see ärevus nagunii on ju kogu aeg nii-öelda aktiivne, siis ta valmis kogu aeg mind kaitsma, aga ma oskan talle öelda, et korras on praegust, et nii-öelda saame hakkama. Siis ma saan palju rohkem ruumi anda teistele, ma saan palju rohkem võtta ruumi iseendale ja siis ma järsku saan aru, et ruum ei saa otsa. Ehk tegelikult me saame nagu koos toimida ja on äge, et kõik asjad lähevad kuidagimoodi toredamaks ja siis seda muusat ei pea ka ootama nii-öelda meeleheitlikult, et see motivatsioon tuleks siis, et motivatsioon oleks tingimuslik, et ma magaks väga hästi, sööks väga hästi, õiged inimesed tuleks ümberringi, ma ei tea, uudised on head, eks ole, et ma nagu muutun mõnes mõttes protsessiks. ma muutun selliseks, mina nimetan, ma õpetan surfama, et see, mida ma õpetan, on surfamine, oma sisemaailmas surfamine. ma ei upu ära, ujun ja surfan, vahel laineharjal, vahel all, aga siis lähme plaati sinna laua peale uuesti tagasi ja jätkame seda, eks ole, mängu. Et seetõttu sa muutud just nagu iseendaks, sellisel naljakal moel, kus sa just nagu muutud nii tugevalt iseendaks, et sa saad lubada teistel ka ise olla, kes nad on. Sa hakkad taluma protsessi, sa hakkad taluma enda sisemist dünaamikat, protsessi ja sa märkad, kui sa lekid ja sa oskad sellele stopi panna. Ja siis kõige naljakam, mis juhtub enamasti, on see, et ma hakkan naerma selle üle ja ma saan aru, jälle juhtus. Aga sa ei lähe närvi sellest, et ma olen vilets,
vaid ma teen uue muutuse. Mis tähendab, et sa just nagu saadki rohkem inimeseks kogu aeg ja pluss hakkad sa nägema seda teistes ja julgustama seda ka teistes teha. Ja see ongi, ma arvan, selline liidrioskus ehk siis nii-öelda enda parema tundmise kaudu talundma ka nii-öelda seda teistsugust teist ja sellega me saame seda nii-öelda ühisosa otsida või luua või mõjutada palju rohkem. Nii et kui te ise nagu nii-öelda iseseisvalt tegutsed, siis igal juhul nii-öelda erista ja teadvusta ja märka oma igasugust ärevust ja ärritumist, et vaata, mis seda käivitab, mis vormis see on ja tee uus valik lihtsalt, eks. Ehk loobu enda identifitseerimist selle järgi, et ma olengi lihtsalt selline, vaid saa aru, et seal on nii-öelda mingisugune trigger, eks ole, seal on mingi laeng sees ja lahendus on see, et võta laeng välja, et luba olla, nii on lihtsalt, eks ole, mis ma ärritun sellest kogu aeg. Siis jälgi oma motivatsiooni ehk toida oma tuld. Siis see kolmas ehk avasta oma elevust ehk mis on see nagu see, ma tahaks öelda seda, et see ei ole see kõrvetav elevus, eks ole, see on see, mis meid nii-öelda see orgastiline elevus, vaid mis on see, mis sind käima paneb ja mis on see, mis sind nagu nii-öelda käimas hoiab ja taga, et su elus seda oleks. Ja see on sinu vastutus, sest sinu ümber olevatel inimestel on teised asjad. Ehk kui sa oodad, et teised hakkaks sulle neid andma, et nad hakkavad sulle valesid asju andma, sest nemad annavad sulle motivatsiooniks nende asju. Ja seetõttu on vaja tunda minu motivatsiooni ja minu elevust, eks ole, et kuidas nii-öelda nemad siis saaksid omavahel toimida, et see ärevus saaks teha oma tegelikku tööd, vajalikku hoiatamistööd. Aga mina jään otsustajaks, et kas antud hetkel see oht on adekvaatne või ei ole. Ja kui sulle tundub, et sa tahaksid seda minuga koos teha ja minu abil teha, siis tule ärevusest elevusse suvelaagrisse. Vaata eppadler.com. Seal saad kogu info, seal saad ennast kirja panna. Ja kui see konkreetne formaat seal on, vaatame kodulehel on teisi variante veel, kuidas sa saaksid minu abil siis avastada seda enda ägedat tuletöötamist. Et siis elu saaks olla elamist väärt ja mahju oleks ja mõnus oleks ka. Aga head nautimist sulle ja naudi seda suve lõppu ja kohtumisel.